1986. aasta lõpul sai teatavaks, et Moskva on otsustanud Virumaale ulatuslikud fosforiidikaevandused rajada. Ärksatele eestlastele mõjus see uudis masendavalt. Kaevanduste keskkonnamõjud oleksid olnud rängad. 1988. aasta kevadel toimus noorte rattamatk Virumaale, mis kujunes protestimeeleavalduseks kaevandamise vastu. Jaa, seda Nõlva nagu nii hästi ei mäleta. Mäletan, olid rohkem tasase maa peal pingid, need rattureid täis, palav ilm, ihud paljad, jalgrattad ümber, 1500 valdavalt noort inimest. Meeled ärevad ja lootused silmades ja juba varem ergastatud teema, puurimine, keskkonnaseisund, üldse tulevik. See oli niisugune ülevuse tunne, mida saab tunda ainult see, kes on enne kogenud alandust. Üle pikkade aastakümnete seisime me üksteise kõrval ühise eesmärgi nimel. Lõpuks oli Moskva sunnitud kaevanduste rajamisest loobuma. See oli esimene üldrahvalik võit üle pikkade aastakümnete. Me saime teada, et koos oleme me tugevad. Võit fosforiidisõjas oli iseseisvuse taastamise eelmäng.